Nii, tuli. Kas näete? Ja, Tahaks saada full screen'i ka. Nii, nüüd on vist täisekraan, on ju? just. Nii, super. Aitäh kõigile, kes on täna siia kohale tulnud. Ma vaatan, et teid on päris palju, mis on väga äge, et huvilisi on. Ja usun, et kindlasti õpite midagi uut ja ma tean juba ka seda, et me mitut asja, mida meil täna pole, aga me saame lubada teile, et me suhteliselt lähiajal teeme ära ja see liidese osa läheb veel päris palju mugavamaks ja mõnusamaks. Nii, niimoodi. Kõigepealt lühikene tutvustus. Joonas on siis minu nimi, mina olen Kostpocketist, olen üks Kostpocketi asutajatest. Tänasel päeval, mis ma teen, ongi selliseid veebiseminare, esinen, tutvustan meie teenust ja samamoodi olen ka veel kliendi tugi mõnele suuremale kliendile, kellel on sellised spetsiifilisemad nõudmised ja viimaseks ma olen ka lüli arendajate ja klientide vahel, et kui teil on mingeid soove, asju, mis saaks olla teisiti, siis ma korjan need kokku ja püüan teha arusaadavaks meie arendajatele, et näed, neid asju küsitakse hästi palju, et teeme need ära ja neid võiks teha, ehitada nagu niimoodi. Nii, Kätlin. Nii, tere veel kord. Mina olen Kätlin Smart Accountsist ja olen tarkvaraga seotud olnud juba 10 aastat. Et alustasin ise klienditoe konsultandina. Tänaseks koolitan konsultante välja, toetan neid ja tegelen siis kliendi kommunikatsiooniga ehk siis viin uuendusi ja uudiseid, mis Smart Accountsis toimub, kasutajateni, kirjutan juhendmaterjale, artikleid, blogipostitusi ja tegelen ka veidikene raamatupidamisega. Nii, Anneli. Tere, mina olen siis Anneli ja olen Vellemann Investi OÜ-st ettevõtte omanik, juhataja, raamatupidaja, kõik ühes siis ja igapäevaselt ma osutan siis oma klientidele raamatupidamisteenust ja muidugi klientide soovil kui on vaja, siis ka personaliteenust, erinevaid ärialaseid teenuseid, suhtlen erinevate ametkondadega, kelleks on siis Maksuamet, äriregister, vajadusel ka PRIA. Siis 20+ aastat on mul töökogemus selles valdkonnas ja iseenda tööandjana olen selles siis 10+ aastat töötanud. Täna soovin siin jagada siis koos Kätliniga Smart Accountsist ja Joonasega Kostpocketist mõningaid mõtteid ja nippe, et kuidas siis oma igapäevast seda raamatupidamisprotsessi tõhusamaks muuta. Nii, lähme edasi. Nii, siis tänase päeva selline ülevaade, et kõigepealt mina näitan mõned slaidid Kostpocketi kohta, räägin Kostpocketist, siis Kätlin räägib Smart Accountsist mõned slaidid, siis Anneli räägib Vellemann Investi kohta ettevõttest ja Anneli räägib ka natukene Kostpocketi ja Smart Accountsi kogemusest, kuidas tema meieni jõudis ja kuidas asjad töötavad. Ja siis me lähme live demosse ja teeme niimoodi, et kõigepealt siis Kätliniga räägime, kuidas seda liidestust luua kahe tarkvara vahel, Kostpocketi ja Smart Accountsi vahel. Siis näitame, kuidas tšekki esitada, kuidas arvet esitada, siis teeme ühe lähetusaruande ja ühe sõidupäeviku. Ja ma usun, et me tegelikult pärast seda lähetusaruande sõidupäevikut võtame tegelikult teie küsimusi vahele ja vaatame, kuidas ajaliselt on. Ja siis ma tõenäoliselt uurin teilt, kas teil on huvi näha ka veel kinnitusringi kohta ja natuke näidata kaardiaruandeid. Et need on meil nagu uuemad funktsionaalsused ja ma tean, et tavaliselt kõik inimesed ei ole neist huvitatud, et siis ma teekski seal väikse pausi ja käiks nagu küsimused, asjad enne üle ja siis, kui on huvilisi, kes on huvitatud kinnitusringi kohta ja kaardiaruannete kohta, siis ma lõpus saan neid ka nagu näidata suhteliselt kiiremas korras, et nendega ma süvitsi ei lähe, sest need nõuavad vaata, et eraldi kohe sellist seminari. Nii. Siis Kostpocketi kohta natukene, et OÜ me registreerisime 2016 aastal. Nagu tegelikult ka Anneli hiljem natuke räägib, siis me alustasime varem, et 2015 aastal tegelikult juba alustasime selle asjaga ja OÜ-d põhimõtteliselt oligi ühel hetkel selleks vaja, et meil olid esimesed kliendid, kes tahtsid meile maksta ja teine põhjus oli see, et meil oli
oli punt inimesi, kes oli nõus investeerima sellesse ettevõttesse, et siis ühel hetkel oli vaja OÜ-d. Võib-olla miks siis selle OÜ tegemisega natukene viivitada, tol hetkel oli nagu loogiline on see, et kui sa oled hästi algusstaadiumis ettevõttega, siis inimesed tulevad ja lähevad, on ju, aga kõik tahavad osanikud olla. Et siis see on üks põhjus, miks sa nagu lükkad seda natuke edasi, et sa näed, kes on need inimesed, kes pigem jäävad sinuga ja siis teed OÜ ja jagad selle on ju nende inimeste vahel, kes on juba mõnda aega nagu aktiivselt nagu osalenud selle tegevuses. Samal aastal tulime välja Androidi äpiga, aasta hiljem iOS-i äpp. Miks Android enne oli lihtsalt see, et meil oli majasiseselt teadmine, kuidas Androidi äpp ehitada oli olemas. iOS-il meil oli rohkem tuge vaja väljaspoolt. 2018 aastal tuli arvete digiteerimine. See tuli suuresti klientide soovist. Meil lihtsalt kliendid kirjutasid, et okei, tšekid, me alustasime, me vist ei öelnud alguses, me tšekkide digiteerimisest tegelikult alustasime. Et siis kliendid ütlesidki, et tšekid digiteerite teie ära, aga meil on arveid ka vaja digiteerida, et me tahaks saada kõik ühest kohast, et me ei taha niimoodi, et me võtame tšekid teie juurest ja nüüd otsime kellegi teise, kes meil arveid digiteerib, et me tahaks saada kõik ühest kohast. Ja see oli nagu selline loogiline jätk. Ja tänasel päeval arvete maht on tegelikult juba suurem kui tšekkide maht. 2019 tulid kuluaruanded, lähetusaruanded, päevarahad juurde. 2021 e-arvete vastuvõtmine on nüüd ka olemas läbi meie tarkvara. E-arved tulid samamoodi nagu klientide natuke siis survel või soovil, et ka samamoodi nad ütlesid, et digimine kõik on teie juures, aga nüüd tahaks need e-arveid ka vastu võtta, sellest aina rohkem räägitakse. 2021 tegime sõidupäeviku. Meie sõidupäevik siis on sobilik sellel juhul, kui teil on nagu, kui töötaja kasutab omaenda isiklikku autot ja siis ta soovib sellest nagu sõidukompensatsiooni saada. Et kui teil on ettevõtte auto, siis ma ütleks, et on paremaid viise turul kui see, et meie sõidupäevikut kasutada. Et kui sa pead iga sõitu nagu sinna sisestama, siis see on tiba selline ajamahukas, ütleme nii. Ja siis eelmisel aastal tuli kinnitusring, sellel aastal see kinnitusring on saanud nagu, ütleme siis piisavalt valmis, et me rohkem ja rohkem promome seda väljapoole ka. Kinnitusringi ehitus tuli siis põhiliselt sellel ajal, kui meil COVID tuli siin mõned aastad tagasi, siis kui see COVID tuli, hästi paljudel oli kinnitusring paberil, siis me saime, ma ei tea, kas võib-olla iga päev helistati ja küsiti, et kuule, kas te kinnitusringi teenust pakute? Et siis oli see nagu väga-väga suur asi, et oleks see sel hetkel olemas olnud, siis oleks tegelikult päris hea olnud, aga kahjuks ei näinud ette, ei olnud olemas. Riikides tegutseme Eestis, Soomes, Lätis, Poolas on siis riigid, kus me tegutseme. Need on siis need riigid, kus meil on kohapeal inimene olemas. Et kui Poolas helistate kliendi tukke, siis poola keeles vastatakse, poola keeles suheldakse teiega. Ja kogu meie see tarkvara on 9 keeles võimalik kasutada. Digiteerimisest septembris siis digiteerisime 350 000 kuludokumenti. Pakume nii robotdigiteerimist kui ka koos inimesega digiteerimist. Robotdigiteerimine on see, mida te täna siin ka näete, siis on see, et teete pildi ja vastus tuleb suhteliselt hetkega, on ju, et robot loeb sealt dokumendi pealt välja need andmed. Koos inimesega digiteerimine on siis vanem digiteerimine, mida on juba turul hästi pikalt pakutud, on ju, et see on see, kus saadate näiteks meile dokumendi, kas siis äpiga või emailiga ja meiepoolne inimene siis käib need andmed üle ja alles dokument tuleb teile tarkvarasse alles siis, kui meiepoolne inimene on selle nagu ära kinnitanud. Suurusjärkudest rääkida, siis umbes 30 000, 35 000 dokumenti käib läbi inimesega digiteerimisest. Ehk siis lõviosa või nagu suurem osa dokumentidest tegelikult käibki ainult robotdigiteerimisest. Et robotdigiteerimine jõudnud juba nii heale tasemele, et enam suurem osa ettevõtted kasutabki ainult robotdigiteerimisega seda. Ja siis me digiteerime siis kõike, mis on paberil, on ju, et kui teil tuleb pabertšekk, siis meil on see mobiili äpp, millega saab sellest tšekist pilti teha. Paberarve samamoodi saab pilti teha. Kui tuleb dokument e-mailile, ütleme siis PDF-arve, siis saab selle e-mailiga meie süsteemi saata sisse. Ja samamoodi kõik muud arved ka, et ta tegelikult ei pea olema PDF-arve, näiteks Bolti. Kui sõidate Boltiga, teil tuleb e-maili peale kiri, kus on see
nagu teie sõidu kokkuvõte ja arve on seal lingi all, üks link, et download invoice here, et siis meie süsteemi võib lihtsalt tegelikult selle emaili edasi saata. Meie süsteem saab aru, et see on Bolti email ja oskab selle lingi alt selle arve ise alla laadida. Et see on hästi mugavaks tehtud just selle ettevõtte juhile, et tema lihtsalt saadab need Bolti arved meie süsteemi edasi ja ongi nagu hästi. Ja see ei ole ainult Boltiga nii, meil on erinevad tarnijad. Näiteks hästi palju on Ameerika ettevõtted, kes saadavadki teile sellise arve, kus see emaili sisu on arve. Samamoodi need ka võib saata meie süsteemi edasi. Ta saab aru sellest, et siin PDF manust ei ole, et emaili sisu ongi see arve näiteks. Siis e-arvetest, nagu ma enne rääkisin, siis läbi meie on võimalik e-arveid vastu võtta, pakume seda sellise magusa hinna eest, et 1 euro eest on võimalik 100 e-arvet vastu võtta. Ma arvan, et varsti oleme juba aasta aega lubanud, et me tõstame seda hinda, siiamaani ei ole teinud seda. Aga ma usun, et me ei tõsta seda nagu liiast palju, kui me tõstame seda. Ja lisaks ma tahaks loota, et me teeme niimoodi seda, et me tõstame uutele ja vanad, kes on selle ära valinud, nemad saavad veel mingi aja seda kasutada. Ma ei tea, kas näiteks aasta saavadki selle odava hinnaga veel kasutada. Ja ma usun, kui me tõstame, siis me oleme rääkinud, kas me tõstame 2 euro peale või 4 euro peale selle hinna. Siis mõnest eelisest. Üks suurimaid eeliseid, mis ma kuulen raamatupidajatelt pigem just, kes enne tegid paberi seda, nüüd tulid meie süsteemile üle, on see, et enne 20. oli hästi stressirohke, et kõik dokumendid jõudsid viimasel hetkel, siis tuli deklaratsioonid, asjad kohe teha seal viimasel hetkel. Aga nüüd, kui nad kasutavad Costpocketit, siis dokumendid pigem tulevad rohkem jooksvalt. Ja nii, siin on üks sihuke graafik ka. See on siis selline graafik, kus all on siis mitu päeva on möödunud dokumendi loomisest. Ja siin on protsent dokumendis, mis on meie süsteemi esitatud. Siis siit on näha, et esimesel päeval või siis 0 päeval ehk siis selle arve loomise kuupäeval või siis tšeki printimise kuupäeval on umbes 23% dokumentidest edastatakse meie süsteemi. Ja 7. päeval on see kuskil 50% dokumentidest edastatakse meie süsteemi. Et päris palju dokumente tuleb pigem päris kiiresti. Veel küsimus kindlasti on see, et miks see nii pikalt siia läheb, on nüüd siin mõned mehed 60 päeva ja veel hiljem esitavad, siis see tuleb sellest, et meil on tegelikult ka hulganisti mitte käibemaksukohuslasi ettevõtteid, kes teevad lihtsalt aasta aruannet ja neil siis ongi niimoodi, et nad võtavad meie süsteemi ainult 9 kuuks kasutusele ja siis raamatupidaja ütleb, et nii, panin Costpocketi püsti, nüüd saada kõik oma dokumendid sellele emailile näiteks. Siis ma lisasin siia digitaalne arhiiv, et meie hoiame kõiki teie dokumente 7+1 aastat alles. Samamoodi ka Smart Accounts'is sees jäävad need dokumendid teile alles. Teil on mõlemas kohas see arhiiv olemas. Ja viimasesse ma olen siia pannud, et jätame selle hästi lihtsa andmesisestustöö nagu robotile, et säästame inimeste aega sellest tööst. Nii, paari sõnaga kinnitusringist ka, siis me ütleme, et ta on soodne, sest meil ei ole mitte mingit erinevat hinnastamist kinnitusringile, et kui te meie süsteemi kasutate, siis kui maksate seda meie nagu tavahinda, siis seal ongi kõik asjad kohe hinna sees, et kinnitusringiga ei tule mingit lisakulu teile. Võib-olla kuidas siis meie nagu sellega teenime, kuna meil on enamik hinnastamist on kasutajapõhine, siis on ju tavaliselt, kui ettevõte hakkab kinnitusringi kasutama, ta loob rohkem kasutajaid ja sealt saame meie siis nagu rohkem raha ka, on ju, selle eest, kui te kasutate rohkem funktsionaalsust. Siis nagu ma ütlesin, aasta aega tagasi tulime kinnitusringiga välja, tänasel päeval on umbes 100 ettevõtet, kes seda juba kasutab. Mis see näitab, mis minule on see, et ütleme, et lapsevead hakkavad nagu välja jõudma, me saame, jah, need on nagu välja juurutatud, et hakkab olema suhteliselt juba stabiilne ja nagu selline keskkond. Ja huvitav fakt oli see, mis üks arendaja mulle suvel ütles, et meie juures on tehtud 20 000 kinnitust. Et see on tegelikult minu arust päris suur summa, mis on juba läbi käinud siis, või dokumente, mis on ära kinnitatud, 20 000 dokumenti on kinnitatud.
Siis ma olen ka lisanud see lihtne kasutada, ma usun, et sellega on enamik nõus, et meie kinnistusring on lihtne kasutada. Ma olen ka siin pannud siia lihtne üles seada. See on selline asi, et ma arvan, et kõik kliendid sellega 100% nõus ei ole, et ma ikkagist päris tihti kirjutatakse, öeldakse, kuule, aita mul see üles seada, et ma oma arust seadsin üles, aga üldse ei tööta nii, nagu ma tahaks. Siis ma vaatan seda ja siis vaatan, hoian peast kinni, et issand, mis sa teinud oled siin nagu. Et tundub, et see lihtne üles seada veel, see vajab meil veel natuke tööd. Ja lihtsalt kokkuvõtvalt siis ka, et Costpocketiga alustamine on tasuta, et me ei küsi teilt mingisugust juurutamistasu või mingisugust alustamistasu, on ju, et saategi lihtsalt tõmmata selle äppi alla, luua endale kasutaja, registreerida ettevõtte ja hakata kasutama. Igal hetkel saate tagasi minna oma vana süsteemi peale, on ju, et te ei ole nagu laulatatud meiega, kui te proovite meie süsteemi. Ja samamoodi teenusest loobumine, kui ühel hetkel ütled, kuule, ei viitsi, ei taha, nagu jama on, siis meiega kuidagi teid kinni ei hoia, mingit lisatasu me selle eest ei küsi, on ju, et te rohkem ei soovi kasutada, et tahate ära minna. Et julgustan proovima, on vist see slaidi sõnum siis. Nii, Kätlin, ma nüüd annaks siis sinule üle. Ja. Panen kinni. Nii, hästi. Et ma räägin paar sõna ka Smart Accountsist, juhul kui siin meie kuulajate või vaatajate seas on kasutajaid, kes ei ole Smart Accountsiga kokku puutunud. Ja kuna Joonas ütles, et slaidid on olulised, siis ma panen ette siia ka slaidid. Nii. Ma loodan, et te näete ilusti kõike. Niimoodi. Kõigepealt Smart Accountsi esimene versioon jõudis kasutajateni juba 2011. aasta alguses. Nii et tänaseks oleme turul olnud 12 aastat, jaanuaris tähistame juba 13. sünnipäeva. Ja see versioon tarkvarast, mis oli 12 aastat tagasi ja mis on täna, see on kindlasti öö ja päev. Et vahepeal on toimunud väga palju uuendusi, funktsionaalsust on juurde tulnud. Et kindlasti see on oluliselt teine tarkvara täna, kui ta oli siis. Ja ka meie kasutajate ja ettevõtete hulk on aastatega siis stabiilselt kogu aeg kasvanud, et tänaseks on meil sisestatud juba üle 20 000 ettevõtte ja üle 20 000 kasutaja. Et päris palju. Ja kes või mis see Smart Accounts üldse on, et kindlasti kõige esimesena tahaks öelda, et Smart Accounts on raamatupidamistarkvara, raamatupidamisprogramm, aga mõnes mõttes ma ka ei taha seda öelda, sest Smart Accounts tegelikult on palju rohkem. Ta ei ole ainult selline raamatupidamistarkvara, kuhu sa sisestad oma ostu- ja müügiarved, vaid et ta on ikkagi selline terviklik tööriist ja äritarkvara, mis annab ikkagi ettevõttes toimuvast sellise hea pildi ja aitab siis seeläbi ka paremaid otsuseid teha kasutajatel. Ja võib-olla, kui sellest algusest rääkida, et siis Smart Accounts sai alguse kahe sõbra ideest, kes soovisid teha veebipõhist tarkvara, mida tol ajal väga veel ei olnud ja tarkvara, mis tegelikult aitaks, ka siis juba mõtlesime ja mõeldi sellele, et mis aitaks võimalikult palju toiminguid ikkagi taustal kuidagi ära teha või mis aitaks automatiseerida ja selliseid tüütuid tegevusi vähendada. Ja täna me oleme endiselt sellel teel ja liigume nüüd üha jõudsamalt selle poole, et ikkagi seda automatiseeritust rohkem oleks ja see läheb ka väga hästi meie tänase veebiseminariga kokku, et ka täna me näitame, et kuidas Costpocketi ja Smart Accountsi koostöös me saame seda ostupoolt väga hästi automatiseerida. Nii, Smart Accountsis on väga paindlik hinnastamine, meil saab lisada tasuta piiramatult lisakasutajaid, on tore ja sõbralik abivalmis kliendi tugi, põhjalikud abimaterjalid ja palju liideseid väliste tarkvaradega. Ja miks ma just need liidesed siin ka välja tõin, jällegi tänane teema, eks ole, liidestamine,
aga et kõik need eraldi liidesed on sellised nagu Lego tükid, millest saab kokku ehitada sellise hea tervikliku tööriista ja me kindlasti täna Smart Accounts'is ei püüdle ka selle poole, et täita kõiki ettevõtjate ja ettevõtete vajadusi selles osas, et me arendame ühe ja teise ja kolmanda asja. Et pigem ongi see mõte see ja liikumine selles suunas, et võtta igast tarkvarajupist nii-öelda see parim ja liidestada see oma raamatupidamisega, et lõppkokkuvõttes sa saadki nendest parimatest juppidest siis ühes kohas kokku oma aruandluse, mis jällegi siis omakorda hoiab aega kokku, ei pea andmeid topelt sisestama, sul on hea ülevaade asjadest olemas. Et tasuks kindlasti mõelda nende liideste peale, et mis siis aitavad ettevõtjal ja raamatupidajal seda tööd paremini ja kiiremini teha. Ja võib-olla siia lõppu veel korra siis kasutajate süsteemist, et nagu ma mainisin, siis tasuta piiramatult lisakasutajaid saab sisestada ja kuna on võimalik teha erinevaid kasutajagruppe, siis saabki üles ehitada sellise süsteemi, et näiteks raamatupidaja tegeleb ostupoolega, deklaratsioonidega, ettevõtte juhid, aga siis seejuures teevad näiteks ainult müügiarveid, ülejäänud andmetele on ligipääs, saavad oma aruandlust vaadata. Võib-olla on hoopis müügimehed, kes on erinevates müügipunktides ja peavad siis nägema ainult oma müügiarveid, et ka see on tegelikult üks meede, kuidas siis sellist töövoogu paremini üles ehitada ja seda Smart Accounts ka üsna hästi toetab. Ja võib-olla ma siis rohkem Smart Accountsist ei räägikski siia korraks, et kui on edasi küsimusi, siis võib kindlasti mulle ka julgesti kirjutada, et saame kõigele vastused leida. Aga siis ma annan siit üle edasi sõna Annelile. Nii, siis tutvustasime, et tere, minu nimi on Anneli ja ka jagan ekraani, kuna Joonas ütles, et väga olulised on slaidid, nagu Kätlin ütles. Kinnitan seda, panen siis ka slaidid jooksma ja ma loodan, et te näete neid. Jah, näeme. Väga hea, et ega minul on siis, et räägin oma teekonnast, et kuidas mina siis sattusin üldse Smart Accounts ja Costpocketiga kokku nende algusaastatel siis. Et minu lugu on siuke lühike, et keskkooli lõpetades teadsin, et tahan raamatupidajaks saada. Valisin Hiiumaal Suuremõisa ametikooli erinevatel põhjustel. See, kus õpid, ei ole ju oluline. Oluline on see, kuidas sa õpid ja kas sa saad praktikakoha. Seejärel peale kooli lõpetamist asusin kohe tööle, sain esimese töökogemuses raamatupidamisteenuse pakkuja juures. Ja see oli väga huvitav, teadsin, et lähen ühe ettevõtte raamatupidajaks, aga sain hoopis raamatupidamisteenuse pakkuja assistendiks, kes andis mulle kõik võimalused raamatupidaja valdkonnas, mis olid juba kohe, ma sain kõike proovida. Seejärel suundusin Lääne-Virumaa kutsekõrgkooli ja töö kõrvalt lõpetasin ja selle kooli jäin ise jälle veel kord rahule, et ei pea olema, mis teabtasemel kool. Oluline on jälle, et sinu praktilised kogemused ja sa saad oma õpitut ellu rakendada. Erinevaid täiendkoolitusi olen siis läbinud oma teekonnal ja kõik need on siis erialased olnud, et siis ennast täiendada ja olla siis kõigega kursis. Samuti, nagu ma enne ütlesin, et 20+ aastat on mul raamatupidaja töökogemust ja 10+ sellest olen ma siis olnud iseenda tööandja ja nautinud siis selle töö vilju või siis ka äpardusi, eks käib kõik hea ja halb käib käsikäes. Ja Smart Accountsini ma jõudsingi siis sellega, et ma töötasin ise sellest ja olen andnud 5 ja vist isegi rohkem praktilist koolitust teemal raamatupidamise ja maksunduse algõppe koos raamatupidamise tarkvara rakendamisega, seda siis Hiiumaa ametikoolis, endise nimega Suuremõisa ametikool. Ja 2 korral on isegi olnud jätkukursus, kus me oleme kasutanud siis õpilastega võimalust Costpocketit rakendada siis. Kuidas need kõik erinevad integratsioonid töötavad ja kui lihtne neid tegelikult on kasutada. Nagu Joonas ka ütles, et kui nemad välja mõtlevad midagi, siis tundub, et see on lihtne.
kasutaja tuleb jälle mingite oma ideedega, ütleb, see võiks kõik nii olla ja siis tuleb alati leida see kesktee. Ja ettevõtjad on siis olnud need põhilised kursusel käijad, kes on siis õppinud, kuidas raamatupidamisandmeid sisestada. Paljud nad on täna Smart Accounts'i kasutajad ka tänu sellele, et ma olen püüdnud siis selgeks teha, et see on tegelikult väga lihtne see programm kasutusele võtta ja siis integreerida seda Postpocketiga. Minu siis igapäevatöö on raamatupidamise sisseseadmine, mida ma pakun teenusena, finantsarvestus, kuluarvestus, väga palju on projektipõhist raamatupidamist, mida ma osutan siis suures osas mittetulundusühingutele. Kindlasti soovivad osad kliendid ka kuluarvestust väga detailselt. Algselt tulevad ei soovi, töö käigus tuleb välja, et jah, soovivad ja vajavad seda väga. Finantsnõustamist, väikeettevõtjatele maksunõustamist ja täna on väga palju mul juba ka seda, et mul on suures osas pearaamatupidaja teenus, et mitte ei ole enam tühipaljas andmete sisestamine. Samuti erinev aruandlus, Statistikaamet, äriregister, Maksuamet, Maksu- ja Tolliametiga suhtlemine tollivaldkonnas ja kõik muu ametialane suhtlemine erinevate siis raamatupidaja töös olevate ametitega. Minu põhilised kliendid, kellega ma täna töötan, siis on väikeettevõtted üle Eesti, mittetulundusühingud, korteriühistud. Nagu eelsin ütlesime eelpool, et nalja viskasime, et mina istun mere taga, vesi vahel ja minu kliendid suures osas tegelikult ei ole üldse minu kodukandist ega minu töökandist, kus ma töötan, vaid kõik on siis palju kaugemalt, et on Soomes istuvad, Rootsis, samuti on minu klientideks täna üks kreeklane ja üks itaallane, mis on nagu väga huvitav. Et selleks ei pea olema, ei tea, kus maailma otsas, et võib saada erinevaid kliendikogemust ka koha pealt väiksest piirkonnast. Mis on siis minu töö põhimõte, kuidas töötan? Eelkõige kindlasti on see, et personaalsus. Kaardistan iga kliendiga ära selle, et missugune on tema töövaldkond, mida ta vajab, missuguseid andmeid soovib ta hiljem kätte saada minu kui raamatupidaja käest, siis sõlmime erinevad kokkulepped, mis tööd või teenuseid ma pakun, mis on lisateenused ja kindlasti on kogu selle juures usaldusväärsus ja number 1 siis personaalsus ja kokkulepped ja koostöö. Need on nagu siis niisugused põhimärksõnad, mida ma oma töös proovin siis järgida ja olla siis nendele nagu lojaalne klientidele. Siinkohal on hea öelda, millega ma töötasin. Minu tarkvara siis nagu eile oli IKS majandustarkvara on siis õige öelda. Kuni 2012 aastani ma sellega töötasin, ta oli DOS-i põhine. DOS on siis, kes teab, kes ei tea, milline välja näeb. Arhiiv tuli teha flopi kettale, mis oli 1,44 megabaiti. Ma tean, et ühe kliendi arhiiv oli 10 flopi kettal. Täna vaatad tagasi ja saab tõesti naerma, nagu Joonastki praegu saab naerma, aga oli aeg. 2011 tuli siis aasta, kus minu elus oli pöördelised hetked, momendid ja ma vajasin tõsist muutust, ütleme siis nii. Ja mitte muutust töös milleski, vaid mul oli vaja leida tõhusaid lahendusi, kuidas edasi minna. Ja kuna ma soovisin olla liikuv, iseenda peremees, teha tööd ükskõik kus, millal ja ma ei pea kliendile seletama, kus ma just parasjagu asun. Ja see flopiketastega arhiivi vedamine, see oli väga ebameeldiv. Ma surfasin internetis, leidsin sellise toreda programmi, ma ei tea isegi kuidas, ma täna ei mäleta, oli Smart Accounts, veebipõhine, mida sa veel tahad? Suurepärane leid. Hakkasin kasutama, kuigi IKS tarkvara juba võimaldas väga palju automatiseerimist, et mul oli pangafailid sain sisse tõmmata, deklaratsioonid läksid failile Maksu- ja Tolliametisse DOS-i programmist, aga see töötas suurepäraselt. Ma tean veel, et 3 aastat tagasigi üks teenusepakkuja ettevõte kasutas seda programmi täiesti hoolega. Ja Smart Accountsile ma siis hakkasin kogu aeg ettepanekuid tegema, et mida nad võiksid muuta oma töös ja kuidas, et näiteks, et see aruanne võiks olla natukene teistmoodi ja ma olin siuke rahulolematu klient, võib-olla ma ütleks, aga rahulolematu selle poole pealt, et kuidas siis programm paremaks muuta, et kindlasti iga programmi juures või tarkvara juures on oluline kliendi tagasiside ja koostöö kliendiga, et see muudab siis asja töökindlamaks või siis paremate lahendustega. Siis
ma avastasin, et ma ei taha enam neid pabereid ka klientidelt saada, et see ka on väga tüütu, et raudselt on mingeid paremaid võimalusi olemas, et otsin veel edasi, midagi ma ikka sealt kuskilt leian, et kogu aeg tuleb midagi uut peale, tuli uusi majandustarkvarasid. Nagu Kätlin ütles siin eespool, Smart Accounts ei ole lihtsalt ainult raamatupidamistarkvara, vaid ta on midagi rohkemat, et ta võimaldab väga palju tööd automatiseerida. Sa saad palju aega tänu sellele võita. Ja muidugi ma otsisin, leidsin Costpocketi. See lugu oli ka väga naljakas, 2015 alguses ma nägin ühte väikest artiklit Äripäeva ühes ajakirja nurgas, ma ei mäleta, mis ajakiri see oli isegi, oli mingi Visart oli selle asja nimi. Ja siis juhtus see, et kas see oli vist 2015 suvel, kui Joonas ja Martin olid kogemata minu tagaseinal Hiiumaal istusid arenduskeskuse kontoris, rentisid seda suvel, laadisid patareisid, et siis midagi uut leiutada või täiendada. Ma arvan, nii see oli. Meil oli jah niimoodi, et Martinil on nagu suvekodu või koht Hiiumaal ja siis me olime nagu seal, viibisime seal vahepeal, seal kodus. Ja siis mina siis küsisin, et mis asi see selline on, et tutvustate, et see on niisugune põnev asi, et järsku te teeksite midagi niisugust, et saaks veel, saaks klientide tšekke, saaks pildistada veel ja need tuleks kõik programmi. Et kus on milliseid selliseid lahendusi, ma naiivselt, sest ma ei tea ju sellest programmeerimise maailmast mitte midagi. Et ma teadsin, kuidas ma tahaks asju näha ja siis see pildistamine oli suurepärane, ta luges tšekkidelt juba midagi ära tol hetkel, aga siis oligi ainult tšekkide pildistamine. Siis ma korraks kasutasin Costpocketit, korraks mitte, siis ma ikka käisin aeg-ajalt vaatamas, et kuidas nad on arenenud ja mida on juurde tulnud. Ja ma arvan, et aktiivselt ma hakkasin kasutama uuesti Costpocketit, kas 2018 ma pakuks. Et kas siis te olite Check.ee, Visardist sai check.ee. Jah, ma usun küll, et siis vist oli Check.ee, see aeg, kus me olime Check.ee. Ja siis nüüd on siis Costpocket. Ja kindlasti ma nagu kutsun üles kõiki, et unustage see paberil ära, et raamatupidajad, kardavad võib-olla ka need protsesse. Kõige raskem on see muutmine, see ei ole mitte raske, vaid see on aeganõudev protsess, et see läbi mõelda kõik, et kuidas automatiseerida, kuidas see digiteerimine automatiseerida ja kuidas kõik muuta võimalikult siis kliendisõbralikuks ja samuti ka see, et mina kui raamatupidaja võidaksin aega juurde ja saaksin pakkuda mitte enam andmesisestusteenust, vaid ma saaksin pakkuda midagi suuremat, et ka analüüsida kliendi majandustegevust, kui ta seda soovib ja aidata tal aruandeid lugeda siis paremini ja tema äritegevusele siis võib-olla nõu anda, kuidas ta soovib mingisugust finantsalast nõu. Muidugi väga suur on minul ka tegelikult täna ajakasutusprogramm, mida ma kasutan, et oma aega siis monitoorida, näha, mille peale ma seda aega kulutan ja võib-olla siis ise enda korrale kutsumist ka, et töös, et kuidas siis jälle võib-olla leida mingeid lahendusi, mingeid protsesse kiirendada. Ja siis muidugi nagu Kätlin ka eespool ütles, et kõiki asju ei saa üks majandustarkvara pakkuda ise, et on hea need erinevaid programme leida, integratsioonid on olemas siis nagu siin hiljem ka tuleb jutuks. API on see API-võtmed, sellised toredad võtmed, mis avavad uksed, et siis neid kuidas kasutada. Ja võtaksin siis kokku see, et mina täna alustasin 5 kliendiga, praeguseks on mul siis 30+ klienti. Ma arvan 15 aastat tagasi ma ei oleks seda uskunud, et see nii läheb. Olen ise tööandja 100% ja 100% edu töös on siis taganud mulle automatiseerimine ja digiteerimine. Ükskõik kus, ükskõik millal, kõik on jooksvalt. Ma ei pea enam ootama seda 10. kuupäeva, näiteks klient, ole hea, saada mulle palun ära. Ma ei ole võimeline tegema neid viimasel päeval. Et asjad tulevad jooksvalt ja oleme siis nagu leidnud lahendused, kuidas siis asju edastada, et kas oleme siis teinud selleks arvete postkasti, kuidas see sisse seada, mismoodi integratsioone rakendada või siis otse Costpocketisse saata. Et see on nüüd täpselt see, et personaalse kliendiga kokku leppida, kas meil on duubeldatud arhiiv, on meil 3-kordne arhiiv. Et see on nüüd see, kuidas me kokku lepime ja kuidas kõik tööd siis sisse seame. Ja muidugi, mis on Smart Accounts ja Costpocketi puhul nagu väikeettevõtjale kindlasti väga hea, et nad on taskukohased. Ta on väikeettevõtjast lähtuv mõlemat pidi, täpselt nii, nagu sa kasutad, selle eest ka maksad. Nagu eelpool öeldud, ei ole sa laulatatud nende programmidega, kui nad ei sobi sulle, saad otsida midagi uut. Aga kindlasti tasub järgi proovida ja siis annan sõna järjesid
Joonasele ja Kätlinile edasi, kes tutvustavad, kuidas siis seda kõike töös saab panna täpsemalt. Aitäh. Ma mõtlen, ma äkki pean selle nimesaaga ka hästi kiiresti ära rääkima, et kui see nüüd välja tuli. Et ja kunagi, kui me alustasime, me olime Wizard Finance, siis tol hetkel, kui te installisite Windowsis midagi, siis oli see installing Wizard. Et nagu see Wizard nagu aitas teil seda uut asja nagu installida, et sealt tuli see nagu Wizard finantsile nagu on, võlur finantsile nagu. Aga see keeruline nimi ja ega siin kohalikul turul väga ei töötanud, siis me olime check.ee. See tegelikult siin Eesti turul oli väga hea, isegi Läti turul ta oli okei, sest Lätis on ka check on vist tšeki või suhteliselt sarnane eestikeelsele tšekile, aga soomlastel on kutti ja siis seal nagu oli, mis asi see tšeki, mis asi, et lihtsalt me kasvasime nagu lihtsalt tšeki eest välja ja sellepärast me pidime veel korra rebrandima ennast ja sealt tuli see Kostpocket. Nii, Kätlin, kas sina räägid alguses, räägiks sellest liidestuse osast, kas sina näitad, kuidas genereerida API-võtmeid või? Lähme siis nüüd sisulise poole peale, siin vist vahepeal oli chati tulnud ka paar küsimust, et jah, veebiseminar on järelvaadatav ja praegu nüüd hakkabki see demo, et näitame, kuidas siis liidestus ka tööle panna. Aga veel paar küsimust oli teil, et nendele me vist siis vastame peale seda demo. Ma näen ja mul on hea pähkel pandud sinna juba ette. Saad mõelda seni kaua. Lõpuks saab. Nii, ma võtan kohe siis oma ekraaniga ette. Nii. On vist jah, turvanõudluste välja. Seda nüüd just, et pool tundi on meil see sessioon, et kui midagi ei tee, siis logib välja ja seda muuta ka ei saa. Sellise piirangu oleme peale pannud. Igal juhul nüüd liidestusest siis rääkides, et selleks, et Smart Accountsiga oleks võimalik üldse midagi liidestada, on vajalik genereerida API-võtmed ehk siis, mis juba Anneli siin mainis, saladuslikud võtmed, mis avavad tee liideste maailma. Seda saab teha administraatoriõigustes isik ja väga mugavalt siin otse Smart Accountsi rakenduses. Ja oluline on nüüd see, et API teenus on sees kuutasulises paketis, et kui ei ole pakett valitud, et siis seda saab kontrollida arvelduse seadete lehel. Et tuleks siis see valida ja siis saab võtmed genereerida ja neid API võtmeid saab genereerida seaded ja siit vasakult liidetud teenused. Kerime siia lehe allosasse. Nii, ja siin ongi näha API, et meil on siin kontol juba see tegevus tehtud, aga siit kaudu saab siis selle aktiveerida ja edasi Joonas juba näitab, et kuhu siis need Kostpocketis sisestada, et liidestus lõpuni viia. Ja ma ütlen etteruttavalt veel ära, et kui see liidestus on meil aktiveeritud, siis luuakse Kostpocketi kulukohtadest ka vaikimise artiklid. Need on siin meil viimased lehe lõpus näha. Need on kulukohad. Ja tegelikult nad on eelseadistatud, aga siin on võimalik ka neid seadistusi muuta, ehk siis näiteks käibemaksumäärad, kui teate, et ongi autoga seotud kulud ja kogu aeg küsite 50% siis käibemaksu tagasi, siis näiteks see käibemaksumäär siia valida või siis kontot muuta ja jah, just, et neid muudatusi saab teha ja Annelil oli vist siia vahele ka üks nipp, et mida tema oma ettevõtetega teeb, et ma siis lasen Annelil nüüd rääkida. No ja et võtan nagu korraks üle, et see, mis mina olen teinud, et kuna need muud kulud on siis põhilised, kui tuleb meili teel Kostpocketis arve, siis kliendid ei vali ju seda kulu kohta või mis iganes on sealt Kostpocketis, et tal jääb muu kulu ja kui sul on see ikkagi 200 arvet ja sul on näiteks toitlustusettevõte konkreetselt, siis ma olengi pannud selle 40511 konto ehk siis kaubad, toore materjal, et ma ei peaks iga kord seda kannet üle vaatama, mis konto sinna panna. Avan arve, salvestan, nagu Joonas hiljem ka näitab, aga et juba seadetes muutan selle konto ära, et ta automaatselt töötaks ja võtaks selle konto.
ja samuti on see autokuludega, et kui ma juba autokulu olen pannud, siis ta selle konto seadistan siin Smart Accountsi artiklites ära. Et kuna Joonas räägib hiljem nendest artiklitest, aga siis, et hetkel siis täna kiiremaks teha neid andmete sisestamist, olen ära muutnud need. Just. Ja siit vist tegelikult Joonas võtabki üle ja räägib just artiklitest ja siis ka sellest edasisest Costpocketi poolest. Ja me siin, nii, jätame refreshiks seda, nende kulukontode osas me võime täiesti lõpus tagasi tulla, uuesti üle rääkida. Ma arvan, et kui sa esimest korda kuulsite nende kohta, siis võis natuke segaseks jääda see asi. Nii, et nüüd siis oleme selles kohas, kus me tulime Costpocketisse, see on Costpocketi see äpikeskkond, see on see, mis tavaliselt telefonis kasutate, seda on võimalik ka arvutis kasutada. Et siin ma näitan teile enamik asju, mis meie juures teha saab. Ja nüüd siis me Smart Accountsis lõime need API võtmed, nüüd meil on vaja need on ju meie siia keskkonda panna. Selleks me lähme seaded, raamatusprogramm, Smart Accounts ja kleebime need siia võtmetesse. Nii, nüüd võib-olla veel paar väikest nippida tähtsat asja ja tulevikus ka. Et kui me nüüd need aktiveerime, siis tegelikult meie süsteem tõmbab kõik Smart Accounts artiklid endale sisse. Ja samamoodi loob need meie default või need algsed kontod sinna Smart Accountsi, nagu Kätlin näitas ka. Nii, jah. Ma näitan kohe võib-olla ühte asja veel, äkki see natukene selgemaks. Et nüüd, kui ma lähen siia seaded, raamatupidamise seadistamine, kululiigid, siis kui me kasutame vaikimisi kululiike, siis nendele ta lõi nüüd Smart Accountsi artiklid, nendele kululiikidele. Jah. Ja siis sellest, mis Anneli rääkis, on see, et kui te saadate e-mailiga dokumendi, on ju, et teil on e-maili dokument, saadate selle meie süsteemi edasi, meie süsteem saadab selle kohe automaatselt Smart Accounts edasi, siis nendele ta paneb see muu kulu. Ja kui Anneli vist mainis, et kui on toitlustusettevõte, on temal näiteks üks ettevõte, kus on hästi palju neid dokumente, siis ta paneb juba sinna mingi õige konto järgi, et ta ei peaks seda iga kord muutma. Jah, mõte oligi see. Et siis kiiresti need kulukanded ära teha. Jah. Aga seda siis Smart Accountsi poole peal seadistan siis selle konto ära, mitte siis Costpocketis. Jah. Nii, ja siis ma nüüd paar sõna natuke tulevikuga, et kui see lülitada sisse, siis siin on võimalik täiesti teie enda vabavoliliselt neid muuta. Ma võin panna siin muuda ja täiesti vabalt saate neid nagu muuta. Samamoodi on võimalik teha selliseid nagu alamkategooriaid, on ju, et lisa alamkategooria. Ma võin siia panna ka midagi uut, on ju, näiteks refid näiteks. Ja mis me praegu ehitame ja ma tegelikult loodan sellel teemal teile kirjutada ka. Ma eile rääkisin arendajaga sel teemal, me tahame selle aasta sees selle valmis saada, et kui teie lisate siia enda Smart Accountsi artiklid, siis me oskame need ise kokku viia ja saadamegi otse selle sama artikli teile Smart Accountsi. Et siis te ei pea neid nagu kululiike muutma seal Smart Accountsis. Jah. Et siis, et kui te kasutate samu artikleid siin, no nagu Smart Accountsis, siis lähiajal on niimoodi, et meie süsteem hakkab need kokku viima. Kui see saab valmis, ma kirjutan kõikidele inimestele, kes siin osalevad ka sel teemal, et see on valmis, teen äkki väikse videojuhendiga, kuidas seda kasutada. Nii palju siis artiklites. Ma jätan praegu või teeme niipidi, et ma lülitan esialgu välja, ma näitan, kuidas need customid ilma muutmata töötavad ja pärast siis näitan, mis need customid ka teevad. Nii, nüüd lähen tagasi. Ehk siis see keskkond, nagu ma ütlesin, on see äpi keskkond. See on siis põhiliselt sellele ettevõtte nagu juhile või sellele pildistajale. Meil on tegelikult ka arvutikeskkond, mis on pigem nagu raamatupidajale. Tema on meil siin. Siin me väga palju ei räägi, sest meil üldiselt sa ei pea siia tulema. Et kui ettevõtte juht on oma dokumendid äpist ära esitanud, siis raamatupidaja juba näeb neid Smart Accountsist, et seda vahekeskkonda ei ole vaja, kuhu ta peaks tulema. Ehk ma sellest väga palju täna ei räägi. Nii, aga alustame siis. Et olemegi siis ettevõtte juht ja meil tuleb üks kuludokument, ütleme check. Ja me soovime seda esitada Smart Accountsi. Ma ütlen tee pilti. Ta töötab niimoodi, et kui telefoniga lähte tee pilti, siis ta läheb kaamerasse, arvutiga ta teeb lihtsalt kausta lahti.
nii, ja võtame siit näiteks sellise tšeki. Siin on üks tšekk. Nii, ja avame ta. Nüüd küsib, kas kuulub hüvitamisele või ei kuulu. Paneme, et kuulub hüvitamisele. Paneme ta näiteks majanduskulu alla. Saame kommentaari lisada, ei pea lisama. Kõik lisatud kommentaarid salvestuvad siin all. Ehk siis on võimalik nagu üks variant, kuidas seda kasutada, näiteks projekte, objekte siia kirjutada. Raamatupidaja teab, need jõuavad ka Smart Accounts'i. Teine asi on lihtsalt kirjutada mingi selgitus, et ta teaks, et millega on tegu või mida te ostsite. Näiteks arvutihiir. Salvesta. Siis ta küsib, kas soovin aruandesse saata. Ei soovi, ta on selle vahele. Ja siis siin ongi näha see leht, kus näitab seda dokumendi pilti ja siin näitab kõiki andmeid, mis robot siit välja luges. Et selle dokumendi pealt ta leiab kõik ilusti välja. Me peame natuke arvenumbrit muutma, sest muidu ta hakkab mul karjuma, et see dokument on juba esitatud. Lähen siia. Nii, mul on see Zoomi asi ees endal, nii et ma tegelikult ei näe, mis ma siin teen praegu. Aha, läks. Ja veel, mis mult küsitakse, et aga mis saab siis, kui arvuti midagi ei leia, näiteks, et valuutat ei leidnud, siis lihtsalt see ettevõtte juht või see pildista, siis saabki ise lisada seda. Lähengi jätka. Nüüd ta küsib, et okei, et mis see valuuta oli, ta on euro ja ongi valmis. Ja juba edastati ka raamatupidamistarkvarasse ehk Smart Accounts'i. Läks see dokument edasi. Nii, siis niimoodi siis käib üksiku dokumendi esitamine. Siis, kui me läheme, nüüd oletame, et meil tuleb e-mailile mingisugune arve ja me tahame seda ka saata Smart Accounts'i. Siis me läheme seaded, siis siin üleval on näha selline suhteliselt pikk emaili aadress, et ta on tegelikult niimoodi, et on minu nimi pluss ettevõtte nimi, et kostpocket.com. Formaat on alati suhteliselt sama. Vajutan siia lihtsalt klõps peale, siis ta kopeerib selle. Nüüd, kui ma lähengi enda emaili postkasti, siis näiteks mul on siin mingisugune Sony arve. Saan ta otse, nii, tõstan teid eest ära, saan ta otse forwardida nagu sellele aadressile. Ja kui ma soovin samamoodi midagi nagu raamatupidajale kaasa kirjutada, siis kõik, mis ma selle kommentaari kirjutan, läheb nagu raamatupidajale kaasa, et ta teaks, mis kuluga on tegu. Nii, selle siit natuke eest ära tõstma ja lihtsalt saadan. Nüüd läheb hetk aega. Nüüd kõigepealt võtab meie süsteem pealehele. Et nüüd läheb hetk aega, et kõigepealt võtab meie süsteem selle vastu, siis ta läheb digiteerimise järjekorda ja siis ta tuleb ühel hetkel Smart Accounts'i. Kuigi täna on kuu lõpp, ma loodan, et liiga palju dokumente praegu ees ei ole, et me saame selle suhteliselt kiiresti kätte. Ma samal ajal räägin veel natuke ka sellest emaili saatmisest. Jälle selle Zoomi asja siit ära natuke. Et meil on ka sellel emailiga dokumendi saatmisel mõned eripärad, mis tavaliselt klientidele väga meeldivad. Et meil on üks asi see, et meil võib emailiga saata kuni 100 manust korraga. Et ei pea olema ükshaaval saatma. Millal see on hästi äge on tegelikult siis, kui ongi see aasta aruande klient, kellel on vaja teha üks aasta ainult, siis ta saab massiliselt emailiga saata sisse. Või tegelikult on veel üks variant, kui tal on kuskil arvutis juba olemas, kui me läheme siia cloudi keskkonda, siin on niisugune nupp, et lisadokument ja siia saab nagu drag and dropida, lohistada ja siia on ka samamoodi võimalik massiliselt neid sisse lohistada dokumente. Ja lisaks teine asi on see, et ei pea olema PDF ainult, et meil on erinevad failitüübid, mida nüüd me räägime uuesti emailiga dokumentide saatmisest. Et erinevad failitüübid on, mida võib saata, et PDF, see on TIFF-fail, TIFF on väga vist enam ei kasutada, kui kellelgi on veel see suur see skänner kontori nurgas, siis nemad kipuvad TIFF-faili andma. XML-faili ehk siis Eesti e-arve faili võtame läbi emaili vastu, et kui teil ongi saadetud niimoodi PDF ja XML mõlemad emailis, siis võib selle kohe meile edasi saata. Siis me ei digiteeri seda, vaid võtame XML-ist need failid. Siis on doc ja docx fail, need on siis nagu Wordi failid, vanem ja uuem, neid võtame vastu. JPG, PNG on pildifailid ja HTML siis on need dokumendid, kus see emaili sisu, HTML ongi siis see, kus see emaili sisu ongi see kuludokument. Näiteks Ameerikast tulevad hästi tihti sellised arved, kus ei ole manust eraldi, vaid email ise ongi see dokument. Nii, lähme siia.
selle värskenduse. Ahah, nüüd on see Sony arve ka, mis me saatsime, on ilusti siia jõudnud ja tegelikult juba näha ka, et edastatud. Ehk siis ettevõtte juht tegelikult ei peaks siia tagasi tulema, annate talle selle emaili aadressi, kõik, mis tal email tuleb, saada lihtsalt edasi sinna ja juba ongi hästi. Raamatupidaja saab SmartAccount siis kätte need. Nii, Kätlin, annan sulle üle. Nii, vaatame, kas vahepeal korra tekkis endal tegelikult küsimus, et sa ütlesid, et kui mingisuguseid asju nüüd seal äpiga pilti tehes ei leia, kas siis äpis tuleb selle kohta mingisugune teavitus nagu kasutajale ka, et ta näeb seda, et seal mingi, ma ei tea, välja näiteks, et valuutat ei leitud või mingi. Ja, vaata, ta töötab sellise põhimõttega, et esitate selle dokumendi, siis te näete seal seda dokumendi pilti, dokumendivaadet ja samamoodi andmeid, mis sealt välja digiteeriti. Ja seal on siis näha, et muidu on seal esitanupp, aga kui mõni väli on puudu, siis tal on seal jätkanupp. Et ta peab jätka ja siis ta lähebki järgmise ekraanile, kus ta näeb seda dokumendi pilti ja siis seda välja, mis nüüd robot hakkama ei saanud leidmisega. Okay. Nii, aga tšekid ja arved on ilusti kohale jõudnud, et kõik Ostpocketist tulnud dokumendid jõuavadki meile siia ostmüük ja ootel ostuarved menüüpunkti. Siin on näha meil mõned varasemad tšekid, mis on sisse võtmata ja arved, aga nüüd esimene dokument oligi siin see Charlotte'i tšekk. Nüüd see tšekk tuleb liigutada, vajutada uus ostuarve ja siis on näha siin selle tšeki eelvaade ja kenasti nüüd on näha ka, et kõik andmed on ta ilusti ära tuvastanud ja need andmed liiguvad tegelikult väga kiiresti, nagu siin näha oli. Joonas valis siia majanduskulu, siin ongi artiklina tulnud siis majanduskulu meile. Ilusti on arvega tšekiga kaasas pildifail ja dokumendist PDF ja siseinfosse on tulnud ka siis Joonase poolt pandud kommentaar. Nii. Ja selle tšekiga on kõik korras, nii et salvestame ta ära. Nii, ja salvestatud ostuarved siis tulevadki siia ostuarvete alla nagu ikka. Nii, ja siis teine arve, mis oli siis PDF, mis oli meiliga saadetud. Loome temast ka arve. Nagu oli mainitud juba, et kõik meilidel saadetud arved saavadki siis vaikimisi juba külge artikli muud tegevuskulud. Ja siin oligi see Anneli nipp, et on võimalik see konto juba varasemalt ära muuta, et siis tulevad nad õige kontoga või teise kontoga, kui soovitakse seda muuta. Jällegi siin tegelikult andmed kõik samad, ilusti on arve, kuupäev, maksetähtaeg, viitenumber, kõik summad klapivad. Jällegi dokumentidest olemas ka manused juures, kommentaar ja ongi korras selle arvega ja saame ta ära salvestada. Korra näitan siit ka seda võimalust, et tegelikult on võimalik ka mitmest tšekist või arvest siis teha ka üks ostuarve, see on siis pigem, ütleme, ta ei olegi siis ostuarve, ta on tõenäoliselt aruanne. Sellisel juhul siin meil hankija ei ole täidetud, aga seda hankijat saab siis siia ise valida, ta ilmselt on aruandev isik, töötaja ja siin on siis näha need erinevad tšekid siis kahe arvereaga ja kui nüüd tegu on näiteks selliste tšekkidega või et neid ei soovita, oletame, et siin on 10 tšekki või arvet loodud üheks ostuarveks, aruandeks, aga neid ridu ei soovita siia 10, mingil põhjusel on, et nad on näiteks üks kululiik, siis on tegelikult võimalik need read ka kokku üheks grupeerida ja siis jääb see summa siin paika. Artikli saab näiteks valida enda soovi järgi ja saab selle arve siis või aruande niimoodi ära salvestada. Nii, aga nüüd Joonas näitab meile veel aruandeid. Jah. Korraks ära. Nii.
uuesti, tulin siia meie süsteemi tagasi. Nüüd ma teen ka selle pulli, et ma lähen uuesti seaded, mõtleme seadmed, kohandamaks viise ja nüüd kasutame neid. Ei, vale asi, vabandust. Kululiigid. Nüüd kasutame neid custom kululiike ka. Te näete, kuidas ta neid kuvab ka, kui dokumenti esitada. Nii. Ja kui me enne olime siin üksikute dokumentide esitamises, siis nüüd me lähme aruanded esitamisse. Põikan vahele korraks, vabandust, Joonas, et kui sa pole näidanud seadetes, siis mis on nagu minul juhtunud klientidega, et aruanded peab lubama. Aruandeid peab lubama, ütlesid? Jah. Ja, nii. Kui see ei näita mõte, mul on tunne, mis see ei näita mõte. Ja, minul on jah, ta kõik üles seadud ja ma unustan. Lähme raamatupidamise seadistamine ja nüüd otsime siit üles kohe, kus see võiks olla. Luba aruannete esitamine. See on automaatselt välja lülitatud. Jah, võib küll olla, ja isegi ei oska öelda. Põhimõtteliselt ma arvan, et see loogika siis võiks olla niimoodi, et kui on vist hästi väike klient, Anneli, siis sa vist ei taha aruandeid või kuidas see loogika võiks olla? Sellest, kui mitu on seda aruandvat isikut, see sõltub kõik sellest. Kui on üks aruandev isik, siis ma seda ei kasuta. Aga kui on ikkagi juba seal 2 ja 3 ja rohkem, siis kindlasti soovitan kasutada seda aruannete esitamise võimalust. Kindlasti. Et ma ütlen ka, et see on teil endal, et vaadake, kas te soovite, et neid aruandeid saab esitada või te ei taha, et neid saab, et siis siit saategi kinni panna. Et kui teil neid aruandeid just ilmtingimata vaja ei ole, siis jälle teeme natuke selle ettevõtte juhi elu lihtsamaks, võtame talt ühe küsimuse sealt vahelt ära. Jälle üks asi, mida ta vastama ei pea, on ju. Et siis võtame ta lihtsalt välja. Et sihuke mõte. Ja tegelikult, kui me juba siin oleme, siis me võiks ka rääkida dokumendi esitamise sammud. Lähen korraks siia ka. Et mäletad, iga kord, kui ma esitan, ta küsib, on ju, et mis see hüvitamine oli, kuulub ütlemise ei kuulu, mis see kululiik oli, mis see kommentaar oli. Et samamoodi tegelikult, kui te mõtlete, et teate, mul sellel ettevõttel, mul ei ole neid vaja teada, nagu, et tal on niikuinii kõik see üks ja sama asi kogu aeg, on ju. Siis te võite need tegelikult siit välja lülitada. Mis tähendab jälle seda, et ettevõtte juhil on neid samme vähem. Et ta teeb pildi ära, siis ta neid asju ei küsi talt, on ju. Et siin on nagu võimalus lihtsustada selle ettevõtte juhi elu ka natukene. Anneli, kas sa tahtsid midagi lisada? Ma tahtsingi öelda, et eks sa lähtud sellest kliendist, et kuidas klient ikkagi vajab seda, et lihtsustada või mitte lihtsustada. Et kui ta ei soovi neid kommentaare sulle lisada ja need tšekid hakkavad nagu väga aeglaselt sulle süsteemi jõudma, siis sa saad aru, et on lihtne see, targem on see pedaal välja lülitada. Ja, täpselt nii. Nii, mina jätan praegu jälle kõik sisse. Kui soovite, siis ma võin lõpus näidata, kuidas ta välja näeb, kui ma need välja ka võtan. Niimoodi lähen uuesti siis tagasi siia esilehele ja nüüd enne me olime kogu aeg siin on üksikud dokumendid, nüüd me läheme siia aruannete alla ja vajutame seda nuppu, et uus aruanne. Ja teeme kõigepealt ühe lähetusaruande. Lähetuse kuluaruanne on tegelikult meil hästi sarnased, erinevus on see päevarahad, on ju. Lähetusaruandes on ka päevarahad. Nii, siis me saame valida, kus me käisime. Ütleme, et käisime Soomes. Käisime eelmisel nädalal. Siis ta küsib, et mis see lähetuse eesmärk oli, üks koosolek ja siis ta arvutab kohe siia päevarahad. Ta arvutab seda ka niimoodi, et igas kuus võib olla 15 päeva 50 eurot ja ühes lähetuses, mis on üle mitme kuune, võib ka ikkagi olla 15 päeva, kus on 50 eurot. Pärast seda on 32 eurot. Et see on kõik see sisse ehitatud. Samuti on võimalik seda päevarahade summat nagu ise korrigeerida. Et näiteks kui mõnes ütlesin, et meil maksaks 32 eurot ainult. See on võimalik üle kirjutada. Teeme meie maksimaalse summaga. Niimoodi. Nüüd, mis me olemegi teinud, oleme loonud siia selle aruande nagu kausta ja me siia saamegi nüüd nagu dokumente lisama hakata. Niimoodi. Võtame siit. Võtame siit näiteks selle. Kuulub hüvitamisele. Transport sobib. Jälle peame dokumendi numbrit natukene modifitseerima. Nii. Ja esita. Nii, ja siis nüüd olemegi ühe dokumendi siia lisanud. Samamoodi tegelikult aruandesse saab e-mailiga saata. Igal aruandel on ka oma unikaalne nagu e-maili aadress. Et siit tuleb, ta on veel natuke pikem, on ju. Et ta on siis aruande nimi on ka siin ees veel. Pluss minu nimi, pluss et nimi, et kospo.com. Et siia on ka tegelikult võimalik saata sisse. Aga lisame praegu ühe dokumendi veel lihtsalt, et
oleks natuke rohkem aruande moodi. Selle paneme sellega transport, arvesta, siia ka natuke midagi juurde. Miks ma seda dokumendi numbrit kogu aeg muudan, on see, et ta meil hakkab karjuma muidu, et see on juba esitatud see dokument. Nii, esita. Ja niimoodi on ju see, et juht saabki terve selle oma lähetuse ajal siia dokumenti lisada ja kui ühel hetkel on, et nii, okei, et nüüd on see lähetusaruanne valmis, et rohkem ei ole vaja dokumenti lisada, siis ta saabki selle ära esitada. Esitamegi praegu ta ära siis. Nii, esitatud ja edastatud Smart Accounts'i. Nii, ja nüüd teeme ühe aruande veel, oleme uuesti siia aruanded siia. Teeme ühe sõidupäeviku, näitan, kuidas see sõidupäeviku osa ka välja näeb. Nii, paneme siis, teeme oktoober. Nüüd oleme jälle selle kausta nagu loonud. Nüüd me saame siit lisada neid sõite. Paneme näiteks esimene oli näiteks 12. Siis samamoodi ta salvestab teie viimased sõidud siia ära, et ei pea iga kord nagu uuesti kirjutama. Ma saan lihtsalt võtta siit. Ja Tallinn, Rapla Tallinn oli see vist, ma võtsin. Siis sõidukid samamoodi salvestab ära siia, kui teil peaks neid rohkem olema. Ja siis ta küsib odomeetri algus-lõpp näitu on ju. 150 äkki, siis Raplas käik niimoodi, et käib vanaema juures käisime ka, et siis tuleb ütleme 150 kilomeetrit. Nii, esita. Ja siis on see esimene sõit siia loodud. Lisaks, mida ma kohe praegu näidata ei saa, on see sõiduki registreerimistunnus, mis sellel autol oli juba lisatud. Et siis ta ilmub siia kohe, et kui sa ühe korra auto on lisanud, sa ei pea seda registreerimistunnust iga kord uuesti lisama. Nii. Ja teeme siis ühe sõidu veel, ütleme, et see oli täna, käisime Pärnus. Siin on natuke rohkem maad. Ütleme siis veel rohkem. Niimoodi. Ja edasta. Ja samamoodi on ju, saan siia nagu terve kuu lisada neid sõite juurde. Ja ühel hetkel, kui ma olen, et okei, kuu on läbi, mul kindlasti rohkem sõite ei ole, saan selle siis ära esitada Smart Accounts'i. Nii. Ja edastatud. Nii. Kätlin, annan sulle üle uuesti. Nii. Vaatame, kas aruanded on kohale jõudnud. Registreeri. Nii. On olemas. Nüüd lähetusaruanne on siin näha, ta tegelikult, ta tuleb samasse kohta, eks ole, jälle ootelostu arved. Ta näeb samasugune välja. Siin on näha, et nüüd hankija on selle rohelise täpikesega, et see tähendab seda, et on uus hankija, ehk siis meil aruandev isik. Registrikoodi lahtrisse pannakse talle isikukood ja lisaks tuleb kaasa ka see pangakonto. Arveridadel on siis näha nüüd esimene päevaraha ja edasi siis transport, mis sai täpis ka sellele aruandele valitud. Ja nüüd oluline asi, mis siin juures on selle aruande PDF. See näeb välja selline, siin on kõik andmed, lisaks on siis ka need tšekid ja arved siin kaasas. Seda aruannet me kahjuks täna siin üleval osas ei kuva, siin me näitame ainult seda esimest arvet, aga väga loodame, et nüüd uue aasta alguseks me saame ka siia selle vaate tekitada, ehk siis, et tekib siia nagu see hea ülevaatlik aruandevaade. PDF aruanne. Ma usun, Kätlin, et kui see üks hetk tuleb, äkki me saame sellest ka kirjutada neile kõigile. Jaa, kindlasti. Me kirjutame teile, kui see on ka olemas. Seda teavet me ainult endale ei hoia, ikka jagame. Nii, ja siis on kuluaruanne. Jah, vaade on jällegi samasugune, ma korra võtan selle ilusa PDF-i ka lahti. Siin ta näitab ka kõik need sõidud, ilusti ka see sõiduki pass siin kaasas. Nii et väga hea ülevaatlik, et loodetavasti saame siis uue aasta alguses selle vaate sinna tekitatud. Nii, ja
jäi veel ütlemata, et kui on aruannetega tegu, et siis kindlasti siin on nüüd 0% käibemaks, aga jah, et võib vaadata need käibemaksud ka üle, et kui näiteks on sellised dokumendid, mis ei ole ettevõtte nimele võetud, aga siin on näiteks tulnud käibemaks juurde nii-öelda, et siis käsitsi see ära muuta, et sellele tähelepanu pöörata. Nii, ja jah. Võib-olla lisan veel selle, et miks ta niimoodi on praegu, et neid PDF ei näita, et need PDF-id ilusti jõuavad teile Smart Accounts, nad jäävad siin ilusti alles, nad on olemas, aga lihtsalt praegu ta ei suuda neid kuvada. Et see on ainult see, et ta ei oska neid näidata praegu. Et see on nagu ainuke põhjus, et ei pea muretsema, et see PDF ei lähe kuidagi kaduma või ei kao ära, et on tegelikult olemas teil seal. Lihtsalt ta praegu ei oska kohe nagu niimoodi eelvaates teile kuvada seda PDF-i. Jah, just, et kuna Smart Accounts'is tehnilise poole pealt nii-öelda sellel lehel siis on ainult see pildivaade hetkel, aga jah, et PDF-vaade siis loodetavasti tuleb sinna juurde. Aga ja, selliselt need andmed liiguvad ja no nagu näha ongi siis, et ei ole tõesti ainult see tšekkide edastamine, ainult tegelikult kogu nii-öelda paberivoo, kogu arvete voo saab juhtida läbi Costpocketi Smart Accounts'i ja ka e-arved, et samamoodi kui ka e-arveid võtta Costpocketi kaudu vastu, et siis need tulevad täpselt samamoodi siia ootelostu arvetesse ja siit kaudu saab nad salvestada, et kogu see nii-öelda kogu töövoog või kogu ostuarvete voog saab siis olla nii-öelda läbi Costpocketi siia saadetud. Nii. Kas võtame äkki praegu natuke küsimusi? Ja, vaatame, et midagi siit küsitud on. No nii, kas ma võtan siis esimese kohe, siin keegi küsib, et mis on siis Costpocketi eelised Envoice'is? Jah, ma arvan, me töötame natuke erinevalt, mul on hästi raske öelda, mis nende eelised on, sest ega meie eelis nende ees on, sest ega mina ka ülitäpselt nagu nende süsteemi ei tea. Ma usun, et erinevused on see, et meil on hinnastamine erinev ja ma arvan, et mõnele ettevõttele sobib nende hinnastamine rohkem, mõnele sobib meie hinnastamine rohkem. Teine erisus, mis ma arvan, on see, et ma ei tea, kuidas nende robotdigimine on ehitatud. Meie oma on igal juhul in-house, on ju. Ehk siis meil on kohalikud inimesed, kes töötajad, kes selle nagu teinud ja ma tõesti arvan, et meie robotdigiteerimine on selle regiooni kõige kõrgem, nagu kõige paremat tulemust andev. Ja võib-olla veel üks niisugune põhimõtteline erinevus on see, et me oleme hästi ehitanud seda niimoodi, et ta on äpipõhine. Eks see mõte on see, et see ettevõtte juht saab kõik asjad telefonist ära teha, selle aruande telefonist ära teha, samal ajal, kui ta on veel Soomes või laeva peal Soomest Eestisse ja ongi tehtud ja ta ei pea kuhugi mingi vahekeskkonda nagu sisse logima, arvutikeskkonda, kus ta peab veel mingeid näpunäiteid, mingeid nagu muudatusi tegema, et see aruanne edasi liiguks raamatupidamistarkvarasse. Et me ütlemegi nagu, no me oleme nagu app first või nagu selles mõttes, et nagu kõiki asju peab saama nagu äpis teha, et me ehitamegi seda süsteemi nagu niimoodi. Ja samamoodi me natuke oleme tähendanud, et raamatupidajatele meeldib see, et nemad ei pea ka mingit uut keskkonda õppima, vaid nad on Smart Accountsiga harjunud, nad teevad kõiki asju Smart Accountsis edasi, et neil ei ole mingit vahekeskkonda, kus nad peavad vahepeal käima. Nii. Ma ütlen võib-olla lihtsalt, ma ei tea, kui see küsimus ka Smart Accountsi natuke puudutab, et Envoice'i ja Costpocketi erinevus selles mõttes Smart Accountsi vaatest on see, et dokumendid tulevad erinevasse kohta, et Costpocketist tulnud dokumendid on siis ootel ostuarvete all, et seal sa vaatad veel korraks üle, vajutad salvesta. Envoice'ist tulnud dokumendid on kohe nii-öelda salvestatud ostuarved, et seal on selline väike tehniline nüanss ka, et nad ka meil tarkvaras töötavad natuke erinevalt, et kuidas siis nii-öelda käepärasem on. Ja. Siis keegi on küsinud, et millal hakkab sisuline osa. Et tundub, et me siis jutustasime natuke liiga palju seal alguses. Et jah, siis järelvaatamine. Jah, et me teeme niimoodi, et pärast seda lõppu me oleme selle praegu linti võtnud. Ma laen ta YouTube'i ülesse ja siis ma saadame äkki nädala jooksul, püüame saata kõigile, kes te kirja panite ennast. Et me saadame teile selle lindistuse. Siis on küsimus, et kas Costpocket ühildub ka Monitor Herbiga.
otseliidestust meil nendega ei ole, aga viimasel ajal nii palju küsitakse seda millegipärast, et mul on niisugune tunne, et vaata, et varsti peab hakkama seda tegema vist isegi. ja tead, meil on just hiljuti üks klient küsis ja me praegu proovime leida, kas on nagu võimalik leida mingi viis, kuidas me saame niimoodi seda teha, ilma nagu otseliidestuseta põhimõtteliselt teha seda. et vist, kui ma õigesti mäletan, nüüd natuke peast ütlen, aga äkki meie mõte oli see, et äkki on võimalik telemaad kasutada selle vahelülina, et meie saadame selle dokumendi telemasse, telemaad viib selle edasi monitori. et kui ma nagu loodan, et ma mäletan õigesti. Siis keegi ütleb, ma usun, et see on sõidupäevikute kohta, et mõnel sõidukil on juba poolsed või eraldi paigaldatud seadmed, mis fikseerivad nagu selle sõiduki liikumise. Ja ma usun, et kui teil on need GPS-seadmed seal täitsa eraldi juba, ma arvan, et see vist on siis, eeldan, et see on täielikult ettevõttele kuuluv sõiduk. Ma usun, et siis on palju paremaid teenuseid, kes pakuvad seda sõidupäeviku teenust kui meie oma. Et meie oma on ikka suht selline nagu, ütleme, rumal teenus. Meie oma nagu ta sobibki kõige paremini just siis, kui nagu mina isegi vahepeal, et meil ettevõttes autosid pole, aga kui mul vahel on vaja kuskil kliendi kohtumile sõita, Rakverre või kuskile kaugemale, ma kasutan oma isiklikku autot, teen sellest nagu sõidupäeviku, et ma käisin seal ja siis saan nagu kompensatsiooni selle sõidu eest. Ja muidugi ta on jälle nagu Joonas, see väikeettevõttele, just nimelt, et nagu sa ütlesid, ta on kohmakas, võib-olla komakas, ei, ta on väikeettevõtjale väga mugav kasutus, kui sa juba nagunii kasutad Costpocketit, ei pea kasutama Exceli tabelit, ei pea mingit paberkandjalt sõidupäevikut pidama, ta on mugav nutiseadmes, kohe saad see ära täita ja kasutada. Jah, me oleme sama asja tähendanud, on see, et meile öeldi, minu arust tuli see Swedbankist, kust öeldi, et kuule, et noorele generatsioonile enam Excel ei meeldi, et me peame ka äppide peale liikuma. Noored ei taha Excelit teha enam. Et nüüd on vaja kõik äppidesse viia. Et selles mõttes jah. Siis on vist küsimus, et kas sõidupäevikut saab liita ka palgalehele, makstakse koos palgaga. Kas te oskate midagi öelda selle kohta? Otseselt seda aruannet nii-öelda automaatselt palgalehele ei saa, et ta tuleb ikkagi, aruanne tuleb ostuarve alla ja seda hüvitamist saab siis teha, kõige lihtsam on see, et nii-öelda ostuarve jääb tasumata olekusse ja see ostuarve siis linnutatakse ära ja salvestatakse maksega, on ta siis maksete impordil automaatne salvestamine või, aga teda niimoodi automaatselt palgalehele ei saa, seal saab küll siis nii-öelda nipitada, et panna see ostuarve tasutuks kuidagi tasaarvelduskonto kaudu ja siis lisada näiteks palgalehele see eraldi rida, et muu maksustamata tasu ja siis, aga mulle tundub, et see läheb juba natukene nagu liiga pikaks ja keeruliseks, aga jah, et nii-öelda kiire vastus on, et ei, ostuarvet ja palgalehte omavahel siis nagu liita nii-öelda ei saa päris. Ja võib-olla mõte oli siin ka, et küsitud, ma ei tea, aga et võib-olla palgalehele, et kas seda failina saaks juurde panna, oleks suurepärane, et ei peagi otse raamatupidamist tarkvarasse saatma. Jälle, kuidas kellelgi on, minul on nii ja naa, et osad isikliku sõiduauto kompensatsioon käib läbi palgalehe ja sõidupäevikuid ei saadeta Smart Accounts'i. Aga kui nad saaks palgalehe külge panna, oleks jälle võib-olla väga hea variant, aga jälle on kliente, kes kasutavad ostuarvete all ja ei pane palgalehe peale, et ei ole vajadust ja need ei ole vajadust omavahel siduda ja need liigsed kanded, mida Kätlin siin vahele segas, oleks otstarbetud täiesti. Okei, jah, et seda varianti kahjuks ei ole, et seda faili üldse palgalehele praegu panna saaks, aga saame selle mõttena küll kirja panna, et ma ei teagi, et oleks seda väga küsitud, et see on võib-olla põhjus, miks seda nagu ei ole meil täna. Nii, siis Helen on küsinud, et kas ja kuidas saab Costpocketi robotit kasutades automatiseerida selle, et ostuarvele saaks kinnitatud ka makseviis. Olukorras, kus kõigil arvetel oleks vaja korraga märkida näiteks kaardiga tasutud või mõni muu selline sarnane makseviis. Kas see on siis mõeldud niimoodi, et kui ma saadan,
ostuarve, ma saan emailiga arve sisse ja tal oleks juba makseviis lisatud või? see küsimus vist puudutab jah seda, et kas Costpocketi poolel äkki on võimalik seda makseviisi nagu niimoodi, et Ma tal isegi alati oleks juba makseviis peal, sest et Smart Accounts töötab, eks ole, nii, et kui tuleb kuidagi makseviisiga tšekk või arve sisse, et siis ta juba selle makseviisi sinna külge paneb, aga sedapidi automatiseerida, et Smart Accountsi poolel, et pane kõikidele arvetele näiteks makseviis külge, et sedapidi ei saa seadistada. ma korraks uitan ringi, ma lähen korraks siia meie pilvekeskkonda, ma vaatan, kui ma panen siin näiteks mitmele sellele ette, vaatan, kas ma siin saan lisada seda. Lisa, kustutada ei saa, üksikutel dokumendil tundub, et ei saa. Ma mäletaks, et aruannetele sai midagi sellist tehtud. Proovime seda siit ka siis. Teen ta korraks lahti selle aruande, panen siia. Määra hüvitamise tüüp. Ta vist ei saa siis nagu makseviisi konkreetselt määrata, aga saaks nagu selle saaks määrata. Ehk siis põhimõtteliselt, kui on tegemist aruandega, need dokumendid on kõik ühes aruandes, siis siia on võimalik määrata kõikidel dokumentidel korraga see makseviis. Et kas need kõik dokumendid kuuluvad mulle hüvitamisele või siis need on makstud ettevõtte vahenditest. Seda on võimalik teha. Ja võib-olla, ma natuke jään vastuse võlgu, aga võib-olla see töötab ka niimoodi, et kuna meil on nüüd need kaardi aruanded, et kui ma saadan emailiga dokumendi kaardi aruandesse, siis minu arust ta peaks panema kohe selle kaardi. Ma võime nagu poolenisti vaadata, kas meil on võimalik seda suhteliselt kiiresti testida. Võib-olla läheb tegelikult natukene, võib-olla lähme natuke liiga spetsiifilisemaks, aga kaardi aruanne, aga mõtlen, et ei saa siia enam saada. Okei, tead jah, äkki teeme niimoodi, et kui see küsimus on veel põlev, siis äkki kirjutage sellest meile klienditoele näiteks või siis otse mulle joonas@costpocket.ee ja ma katsun teie murest paremini aru saada ja siis ma katsun vaadata, kas seda on võimalik kuidagi nagu luua ka. Nii. Töösõite Raplasse, kas Costpocket arvestab kilomeetri kulu ise määrama? Nii, siis on vist üks sõidupäeviku küsimus või? Teine küsimus. Sõidan enda sõite. Okei, nüüd vahepeal on vaja teha töösõite Raplasse. Kui Costpocket arvestab kilomeetri kulu või selle pean ma ise määrama? Kilomeetri kulu. Kilomeetri kulu vist tuleb seadusest, on ju, 30 senti kilomeeter on see maksimaalne määr. Anneli, nüüd sina võiksid öelda ja. Ja, ütlesid ja, on ju, said müüdi peal. Ja, vabandust, et on müüdi peal. Ma kirjutasin lihtsalt vastust siit ühele küsimusele, aga 30 senti on siis kilomeetri maksumus ja maksuvaba piirmäär kuus on 335 €. Jah, täpselt nii. Aga see võib olla, sa võid panna, tegib alati küsimus, et kas peab 30 senti, ei pea, see võib olla 12 senti kilomeetri. Ma tahtsin seda sama asja tegelikult. Ma korraks lähen uuesti meie süsteemi, lähen seaded. Kas me leiame selle suhteliselt kiiresti jälle ülesse. Me muutsime seadeid, et siis sõidumäär ja limiidid äkki siis jah. Et siia on teil võimalik näiteks, kui te tahate ainult 20 senti lisada siia, on ju. Kuigi see 30 senti vist on suht pikalt juba olnud 30 senti ja minu arust kütushind on päris palju tõusnud selle ajaga, nii et mulle tundub, et praegu see 30 senti ongi nagu mõistlik tegelikult, et ega väga palju nagu odavamalt võib-olla ei saagi. Autoga kulub ja on ju, õli on vaja vahetada, rehve on vaja osta, kõike muud asju ka on. Ja eks siis samamoodi siin on seda tegelikult võimalik kostumeerida nagu teile endale soovi kohaselt ja samamoodi on võimalik, see ei ole ka väga relevantne, aga meil on mõned üksikud ettevõtted, kellel on vaja, et ta läheks üle 335, et tõesti need müügimehed teevad hästi palju sõite oma autodega ja siis, et ta läheks üle. Nii, jah, korraks vaatame. Ja, 1 , 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
jah, ma arvan, et me vist vastasime sellele, et jah, et põhimõtteliselt see mõte ongi selles, et panete paagi täis 100 eurot, teete kõik sõidud, aga töösõidud siis teete Kostpocketiga ja siis nende eest maksab ettevõte, noh, teile tagasi selle raha siis. jah. Siis on veel jälle Kostpocketi kohta, et kui ei tuvastata arvelt kõike välja õigesti, kas kasutaja peab ise Kostpocketit õpetama või ta õpib ise, parandas neid ja ilmselt Smart Accountist hiljem jälge ei jää. Kuigi ma usun, et me tegelikult saame ka sealt neid tagasi tõmmata, aga see nüüd jälle ka natukene rohkem tuleviku asi. Aga ja ta aja peal õpib ise ja mida ma soovitan teha, on see, et kui teil on mingi arve, mida on päris palju, noh, mingid stamparved, mis tuleb üpris palju ja te olete nagu, et ei jõua seda iga kord parandada ja ei jõua oodata ka, millal tuleb, siis saatke näiteks meile, et kuule, et vaadake, et sellel arvel oleks vaja see korda teha. Et me suhteliselt kiiresti oleme võimelised ka nagu korda tegema asju. Kui noh, mingid lihtsaid, need on suhteliselt väiksed asjad nagu tegelikult. Ja. Kindlasti nagu soovitan, kui on küsimusi, mitte jääda nendega üksi nende küüsi ka raamatupidajal, et kindlasti pöörduda Kostpocketi või siis Smart Accountsi klienditoe poole, väga kiiresti tulevad vastused ja väga sisukalt. Kui ei saa aru, küsid uuesti ja saad ikkagi siis hiljem selle täpse vastuse, kui ise küsimuse oled kehvasti võib-olla üles seadistanud. Siin on, vaadake siin 6. all on veel vist küsimusi või, ma saan aru. Ja Anneli on seal vist tublisti vastanud. Ma olen neile salaja vastanud, jah. Ma pole küsinud luba, ma lihtsalt vastasin neile, kuna siin chatis olid ka, siis ma vastasin siin veel eraldi ka ära. Siin on küsimus ja selle hinnastamise kohta, et ja, et API teenust saab kasutada kuutasulises paketis, et siis tuleks kuutasuline pakett võtta kasutusele ja siis on võimalik, et ma lihtsalt loen neid küsimusi siin. Kas muidu neid 6. küsimusi näete inimesed ka, kes te vaatate meid, kuulate meid? Loodan, et näete. Aga jah, Anneli on väga tubli olnud. Nii. Super, näete, sain ka vastuse. Kuidas nüüd tunne on, kas on veel küsimusi, kas on siin ka huvilisi, kes tahaks näha kinnitusringi või seda kaardiaruannet? Et kaardiaruande, see on nüüd suhteliselt, see on päris värske asi, et selle siis mõte on see, et me loome Kostpocketi siis kõigepealt lisame selle maksekaardi, ettevõtte kaardi. Nüüd iga kord, kui me selle kaardiga maksame, dokumendid lähevad ühte kindlasse aruandesse ja siis me saame selle panga väljavõtte sinna aruandesse importida. Siis me näeme, mis dokumendid on puudu, on ju, et ettevõtte juht ka näeb, et kas tal on veel seal mõned dokumendid, mis ta peab üles otsima. Et ma tean, et ja samamoodi teine asi on kinnitusring, mida ma saan näidata, kui on huvilisi. Kinnitusring on siis on ju selle mõttega, et võib-olla siis peab natuke see suurem ettevõte olema, et kui teil on töömehed, kes on kuskil objektil asju, kulutavad või ostavad mingeid asju, siis ülemus nagu kinnitab enne selle dokumendi ära, arve või tšeki või, et enne kui ta läheb nagu raamatupidamistarkvarasse. Et soovitakse näha kinnitusringi ja kaardiaruannet. Mõlemat või? Sa pead siis kiiresti ja konstruktiivselt näitama. Päris, jah. Super kiiresti siis tegema seda. Ja ma proovin mingisuguse ülevaate äkki siis anda või, sest jah. Ega seadistamise poole peal võib-olla väga täpselt ei saa ka põhimõtteline, et kas see võib-olla üldse kedagi kõnetab? Jah, ma võin näidata seadistust. Okei, nii. Kas alustame siis kinnitusringist või? Kumb rohkem huvitab? Me võib-olla tõesti mõlemat ei jõua. Kas on niimoodi, et huvitab kumbki neist rohkem ka või kaart, pigem kaart? Okei, kaart. Kaart on uuem, aga okei, kaart huvitab rohkem. Nii, teeme siis kaarti. Nii, jagan uuesti oma ekraani. Nii, teeme seda siinsamas selles ettevõttes ka kohe. Nii, siis selleks, et kaardi aruannet aktiveerida, ma lähen seaded
raamatupidamise seadistamine. Ja siin on kaardiaruanne. Me oleme ka märkinud siia beta, et ma nagu ütlen, et see teenus on veel toores ja vajab natukene nokitsemist. Nii, aga siis lisame kaardiaruande sisse. Nüüd, kui ma selle sisse lisasin, siis süsteem küsib, et okei, nüüd me peame lisama selle kaardi meie süsteemi, on ju, et oleks see kaart, millega ta seda aruannet looma hakkab. Ma panen luba, siis ta viib meid siia makseviisidesse ja vajutan siit uus makseviis. Siis on võimalik teha krediitkaardi või debetkaardiga seda. Teeme debetiga. Nii, siis ta küsib kaardi 4 viimast numbrit. Panen suhteliselt suvalt need praegu siin. Nii, lähen edasi. Nii, nüüd me saame määrata, kellele see kaart läheb, on ju. Et teil on ettevõttes võib-olla 3 inimest, igal ühel on oma kaart, siis igal inimesel tuleb see oma kaart eraldi määrata, on ju. Kes on selle kaardi omanik. Mina määran selle endale, siis ma saan teile näidata, kuidas ta töötab. Nii, jätka. Ja nüüd mul on võimalik siia kommentaar kirjutada. See on küll kommentaari väli, aga mina soovitan, nagu minust on hästi loogiline panga nimi ise kirjutada, näiteks LHV. Ja siis ma tean, et näe, see on mu see LHV töökaart. Nii, ja salvesta. Nii, ja siis olemegi loonud selle kaardi siia. Nii, nüüd see Joonas ühel hetkel, tal tekib dokument, maksis selle ettevõtte kaardiga. Lahti, lisab dokumendi, maksab, et ei kuulu hüvitamisele ja nüüd tal ongi siin see makseviis kaart, vajutab kaardi peale. Nüüd süsteem küsib, et okei, kuule, sa maksid nüüd selle kaardiga, teeme nüüd aruande sellele kaardile. Teeme näiteks oktoober ja salvesta. Nii, siis paneme näiteks transpordi alla, see nüüd ei ole nii tähtis, lähme siit kiiresti üle, dokumendi number, peame natukene modima ja esitame. Nii, nüüd me lõime siia selle kaardi aruande, kus on üks dokument sees. Teeme kiiruga, paneme siia paneme ühe dokumendi vähemalt juurde, et üks on parem kui 2. Nii, samamoodi paneme transport, seda vahele dokumendi number. Nii, opsti ja opsti. Nüüd on meil siin juba kaks dokumenti olemas. Nüüd Joonas rohkem ei viitsi, ei esita rohkem dokumente, kätte jõuab kuu lõpp. Tegelikult võib Joonas ise ka selle panga väljavõtte siia lisada, aga mida meie oleme tähendanud, seda teeb tavaliselt raamatupidaja. Me tähendanud seda. Siis ma lähen siia raamatupidaja keskkonda, teen siia väikse värskenduse ja nüüd me peame, vales ettevõttes oleme. Smart accounts. Nii, see vist oli. Ja nüüd me peame otsima selle aruande ülesse. Nii, teeme ta siin lahti. Nüüd raamatupidaja näeb, on lisanud kaks dokumenti siia. Siin on ka näha, mis formaat teda muide sööb. Ütlen igaks juhuks selle ära. Ja nüüd raamatupidaja läheb siis panka, loeb selle panga väljavõtte endale arvutisse, tuleb siia, vajutab lisa ja loodan, et see on see väljavõte, mida ma tahan kasutada. Nii, ja lisab selle siia. Nii, nüüd ta tõmbab need maksed siia meile sisse, on ju. Siin on nüüd näha need pangamaksed ja siin paremal pool on näha need dokumendid. Me peame veel üks asi, millega tuleb tööd teha, vaata ta ei taha need millega praegu väga hästi kokku viia. Need tegelikult peaks siin kokku käima, ma pean ise nüüd lohistama need kokku. Ja 420 ja need 2 käivad kokku. Et me peame üle vaatama veel, miks ta neid kokku ei vii, et me teeme selle paremaks lähiajal. Aga põhimõte on selles, et ta viiks need nüüd kokku ja siis siin näeb raamatupidaja, näe, need 4 dokumenti on puudu ja selle äge osa selle asja juures on see, et kui nüüd see ettevõtte juht siia äppi tuleb, siis tema näeb samamoodi siin samas aruandes, ta näeb dokumente, mis on kokku viidud juba, kus ta on tubli olnud ja siis ta näeb ka siin dokumente, kus tal on puudu või näeb makseid, kus tal ei ole veel seda dokumenti olemas. Ja nüüd, kui ta teeb selle lahti, siis ta saab siin nüüd lisada need dokumendid ka juurde. Või on ju siis, kuule, sorry, see dokument on kadunud. Ei ole võimeline leidma seda dokumenti. Et saab ka nagu seda vajutada niimoodi. Ja samamoodi siis pärast liigub see terve see aruande, liigub aruande kujul edasi Smart Accounts'i edasi. Ja. Tundub tore. Tore. Nii.
nüüd on tegelikult täpselt selline nagu see lubatud aeg on tegelikult nüüd nagu möödas. ja ma selle kaardi aruande puhul ma võin veel natuke lisaks valgustada teile niisugust ägedat asja ka, et ta on praegu okei. Varsti peaks veel paremaks minema, et me ehitame Swedbankaga otseliidestust, mis tähendab seda, et läbi Swedbanka meil on võimalik tegelikult ka teiste Balti riigi pankade väljavõtteid tõmmata sisse 4 korda päevas. Ehk see tähendab, et me saame selle teha täitsa automaatseks, et niimoodi, et see ettevõtte juht näeb äpis nagu põhimõtteliselt nagu laivis, et kuule, sa tegid hommikul makse, sul on puudu see kaart või see dokument, et palun lisa see dokument ka sinna. Ja me ei räägi tegelikult enam aastatest, et ma usun, et see liidestus läheb ka laivi siin. Ma loodaks, et äkki enne selle aasta lõppu isegi. Et kellel on nagu rohkem huvi selle asja kohta, võib julgelt kirjutada ka ja saame vastata, saame teiega koos teha kõne ja näidata teile, kuidas see töötab ka. Ja kui nüüd praegu veel ei ole küsimusi rohkem, aga tuleb hiljem küsimusi, siis võib kindlasti julgesti küsida meie käest, Smart Accountis, Joonase käest, Costpocketis, et proovime leida vastused. Aga viimane küsimus veel tuli siia. 2 küsimust. 3 isegi, et mulle öeldi, et ma teen õiget asja nagu, et siuke hea tundega saab kohe ära minna. See on kindlasti õige asja, ma kinnitan seda. Ootasin ja see on alati läinud iga päevaga paremaks. See, et kas see kaardimakse aruanne liigub aruandva isiku alla, peaks liikuma küll, kui see on seadistatud nii, et minul vähemalt liigub. Ja, ta liigub täpselt samamoodi tegelikult nagu see lähetusaruanne ja see kuluaruanne. Ja, lihtsalt seal on PDF on natukene erinev, me peame seda PDF-i tegema. See on ka, me oleme saanud tagasisidet, et see natukene ei ole nii selge. See PDF, et sealt peaks näitama, et need 3 makset olid nüüd meeskaotusdokumendi ära. Siis on millised eelised ja puudused Meriti ja Smart Accountsi vahel? Ma eeldan siis, et mitte nüüd liidestuse mõttes, vaid tarkvarad ise eraldiseisvana. Oi, sellest me võime teha eraldi veebiseminari, aga no ütleme nii, reaalsus on selline, et kõik sellised veebipõhised tarkvarad, mis on mõeldud, ütleme sellisele, kuni keskmise suurusega ja natukene suuremale võib-olla ettevõtjale ja ettevõttele, nad on laias laastus funktsionaalsuses ju samad. Mis seal hakkavad mängima, on väikesed nüansid, kellele meeldib näiteks sinine värv, kellele meeldib roheline värv, kasutuskogemus, kasutusmugavus, mis hakkab rohkem meeldima. Mis ma saan välja tuua nagu sellised fakte nii-öelda Merit ja Smart Accounts on hinnastamiselt natukene erinevad. Meie hinnastame ettevõtteid, me ei hinnasta kasutajaid. Meil ei ole hetkel sellist moodulite põhist hinnastamist. Jah, ainukene on siis API teenus, mis on kuutasulises paketis, aga meil ei ole näiteks seda, et me kuidagi tellimused ja pakkumised võtame välja põhipaketist, et meil kõik nii-öelda välja arvatud API on kogu funktsionaalsus kasutajale nii-öelda kättesaadav, olenemata sellest siis, mis paketis ta on. Ja tõesti detailidesse on väga keeruline minna, et seal võib-olla, kui otsida tõesti ka alustava ettevõtjana tarkvara, et tuleb võib-olla vaadata enda jaoks, mõelda läbi need sellised piirjuhud, et kui on nagu mingil hetkel tekkinud mingi tarkvaraga kuskil tõrge, et siis kindlasti uurida selle teise tarkvara käest, et kuidas seal see lahendatud on, et nagu ära kaardistada need piirjuhtumid ja vaadata, kas need asjad saab lahendatud. Ja kui seal juba tuleb mingit tõrget ette, siis on selge, et kui Smart Account seda nagu ei lahenda, aga Merit lahendab paremini, siis tuleb teha see otsus Meriti kasuks. Kui on vastupidi, siis tuleb see otsus teha tõenäoliselt Smart Accountsi kasuks. Et see on selline, et seal hästi palju on valikus lõpuks ka see, et tõesti, mis konkreetselt sellele kasutajale nagu nii-öelda käepärasel tundub ja siin me ei saa lõplikku tõde nagu nii-öelda välja tuua. Mina lisaksin ka siia, nagu Kätlin ütles just seda, et see visuaalsus, et kuidas sa seda haarad programmi,
et minu kogemus on nagu selles mõttes mitte raamatupidajatele, et kui ma olen õpilastele, siis kes on väikeettevõtjad või siis alustavad raamatupidajad, kes on nagu praktikat soovinud saada, siis väga palju ongi olnud see Smart Accounts on nagu visuaalselt haaratavam neile olnud ja lihtsam on olnud õppida. Aga see võib täiesti, see on isikupõhine, et seal ei olegi midagi, et seal peab igaüks lähtuma iseenda vajadustest, ise kaardistama ja mis ongi see Smart Accounts eelised sellel, kui palju tal on seda funktsionaalsust selles väikses tarkvaras, jälle väikeettevõtjale kõik olemas, kui sa ei vaja mingit spetsiifilist palgaarvestust, sul ei ole väga spetsiifilist kuluarvestust, kuigi seda on võimalik teha ka väga ilusti ja detailselt Smart Accountsist, eriti kus minul on täna nüüd siis väga suur kogemus selle projektipõhise maailma poole pealt, et on väga detailseks võimalik ajada ja kõik siis KIK keskkonnainvesteeringud, siis PRIA põllumajandusministeerium, nad on kõik Eremetsakeskus, nad kõik nende aruannetega rahul ütlevad suurepärased projektipõhised aruanded on. Et see on nagu väga ilusti võimalik seal teha ja kätte saada neid aruandeid ja jälle visuaalsus, kuidas kellelegi see sobib, selle otsustab vist igaüks ise. Kui ma ei tea, väike nipp, et kui ei ole käibemaksu kohustuslane, siis on võimalik Smart Accountsiga, Postpocketiga saada, nagu Joonas enne ütles, et kord aastas teeb, siis on võimalik seal mängida nende apivõtmetega ja teha, et seal tuleb natuke ise tark ja nutikas olla ja rahaga mängida. Et on võimalik väga väikeste kuludega neid kasutada, kui ei ole käibemaksu kohustuslane ja see igapäevaselt ei vaja seda. Jah, selles mõttes see on hea nipp, et tegelikult tõepoolest seda paketti on nagu võimalik muuta, et kui algul, kui tulebki välja, et on teatud perioodid ettevõttel tihedamad, teatud perioodid ei ole nii tihedad, et siis on tõesti võimalik ka seda paketti meil muuta, et olla mingi aeg mahupõhises ja siis näiteks pool aastat olla kuutasulises paketis, et see võimalus on olemas. Ja siin on küsimus ka selle hinnastamise kohta, et kui nüüd võetakse Smart Accounts'is API kasutusele, siis kuutasu Smart Accounts'is on 25 € pluss käibemaks ja palju siis sealt Postpocketilt saab juurde, seda räägib Joonas. 5, ma arvan, ma kohe näitan seda ka hinnastamist, me unustasime ära selle. Nii, mul on üks kiri ees siin nüüd. Nii, et meil on, siin on robothinnastamine, see on siis see, mida me täna terve päev kasutasime, siin on koos inimese kontrolliga. Enamjaolt mina ütlen, et võtke 90% niikuinii kasutada robothinnastamist, nii et võtke robothinnastamine ja siis 5 € kuus kasutaja kohta, 100 dokumenti on hinna sees. Ehk ta tulebki 5 pluss käibemaks teil 6 € siis tuleb kokku see robothinnastamine. Ma arvan, et see on enamikele väga mõistlik algus. Ja kui tahate e-arved veel ka vastu võtta, siis tuleb 1 € veel juurde. No valdavas osas näiteks mina võin oma klientidestele öelda, et mul ongi tegelikult kõik selle kuutasuse robo. Töötab suurepäraselt, et ei ole vaja seda inimest vahel. Ma ise olen see inimene seal vahel. Ja siis, kui nüüd jäävadki need dokumendid Postpocketis Smart Accounts'is alla siis 10, et siis võib seda tšekipõhist või siis seda dokumendipõhist rakendada, et aga edasi pole mõtet, on mõistlik olla seal selle kuutasu peal see 5 € pluss käibemaks. Ja. Ma veel, enne kui me laiali läheme, unustasin teisesse käre, kõik, kes nüüd veel siiamaani vastu pidanud on, et kui te nüüd ühel hetkel võtate, et jah, teeme ära, võtame kasutusele, siis teil tuleb ühel hetkel selline ekraan ette, et kui te olete enda e-maili ära registreerinud, ettevõtte ära registreerinud, siis teil on selline ekraan ja siin all on sooduskood, kasutage Smart Accounts 2023. Et siis saate terve novembri tasuta kasutada. Jah, terve novembri saate tasuta kasutada. Ja kui on Smart Accounts'i ka uusi ettevõtteid sisestada, et siis ka nii-öelda uuele ettevõttele selle tasuta 30 päeva sees saab ka API testida tasuta 30 päeva, et siis saategi katsetada, et siis ei tule veel mingit kulu selle esimese kuu eest. Üks küsimus, et kasutaks Cosmos 12 kuud 2 korra aastas.
Et ta tahaks vist terve aasta aega tegelikult kogu aeg lisada neid sinna Cost Pocketisse ja siis ühe korra aastas saadaks need kõik edasi, saaks edasi Smart Accounts'i. jah, põhimõtteliselt saab ka nii. Meil on tasuta pakett kuni 5 dokumenti lihtsalt, on ju. tal on niimoodi, et kui te iga kuu, ühes kuus panete 5 dokumenti ära, siis ta hakkab karjuma, et kuule nüüd on selle kuu limiit täis, nüüd kas valid hinnastamise või ootad uue kuu alguseni. Uus kuu jälle 5 tükki tasuta. Ta töötab või teine variant, et võis mõelda, ma ei tea, mis täpselt mõeldi, mida mina võisin ka aru saada, et ta kogub, see on nagu tema postkast, kuhu ta kogub oma neid arveid. Ta ei soovi neid edastada Smart Accounts'i, vaid ta kogub endale oma informatsiooni kogumiseks sinna ja siis kord aastas saadab Smart Accounts'i, siis peab Cost Pocketi seadetes seal ära muutma, et automaatselt ei edastaks neid dokumente kuskile. Või siis ei liidesta Smart Accounts'i. jah, ei liidesta, ma teeks ka niimoodi, ma ei paneks mingit liidestust järgi ja lihtsalt ta kogus. Aga kui see liidestus on ühe korra pandud, siis peab ta vist maha võtma või siis kui ei ole Smart Accounts kuutasu põhine enam, siis ei tööta see API-võti, et kui on valitud mahupõhine see makseviis Smart Accounts'is, jah. Ma arvan, et võib-olla see oligi see mõte siis nagu, et saab küll kasutada nii. Minul on jälle kogemus, kliente on selliseid, kes on hooajalised ja siis kasutavadki seda mõtet. Kas paneme nüüd kinni? Nüüd me oleme 2 tundi last siin juba. Aga okei, aitäh kõigile, kes tulite, aitäh kõigile julgetele ja tublidele, kes siin lõpuni on vastu pidanud meiega 2 tundi juba. Ja head proovimist, head uute tarkvarade proovimist. Ja aitäh Anneli, et sa jagasid oma nippe ka meile. Ja minu jaoks need enam pole nagu nipid, et ma võib-olla ei oskagi kõige peale tulla, et see on nipp, et seda kasutada, et eks küsimustele vastamine ongi see, kus sa saad aru, et tegelikult mõned asjad on niisugused nipid, kuidas kasutada ja aitäh mind kutsumast ja niisuguse toreda võimaluse eest ja aitäh ära kuulamast. Ja loodan, et kõik said oma küsimustele vastused ja julgustused, hakake kasutama. Ärge lükake edasi, see on jah pikk, see on võib-olla vaevaline protsess kasutusele võtta, kui läbi ei mõtle. Kasutage kedagi, kes aitab teil selle süsteemi läbi mõelda ja kui on läbi mõeldud, töösse võetud, hakake kasutama. Tänan.